Tšau parvikassad! Tänane video tuleb suhteliselt lühike, aga video lõpus näete, et lähitulevikus on tulemas üks väga pikk video. Räägime siis sellest, mis asjad on jälle tagasi laos. Esiteks, kogu Southern Dutchi valik, ehk siis vahepeal otsa saanud Season It All ja samamoodi nende suur auhinnavõitja Dutch of Sweet. Lisaks sellele on tagasi teie kõigi poolt palavalt armastatud Suncity Mediterranean veggie-rub. Siis nende poolt võtsin veel prooviks French fries'i. Proovisin seda niisama ürdine, kummaline ürdine, et ma panen õhufritüüri üks päev käima ja proovin siia video alla kommenteerida, mis värk sellega siis on. Siis tagasi süütepulgad. Tagasi, tegelikult unustasin eelmine nädal näidata, on selline asi, grillkreedid uues pakendis. Loomulikult kogu parvekoa valik on olemas. Siis on olemas nüüd siis, nagu ma juba ütlesin, kogu Southern Dutchi valik. Samamoodi on nende All Time Classic, Steak ja Heat, Pinch of Heat siis olemas. Lisaks Ennu uued kastmed Buffalo, Raspberry Chipotle ja granaatõuna oma. Proovige ära. Need kõik on kerge vürtsiga, et seda ma ütlen, et enne on pannud siia nüüd vürtsimärgid ka peale. Buffalo kaste on nii vürtsikas ja Raspberry Chipotle ja granaatõun samamoodi sisaldavad mingisuguseid vürtse siis. Et kui neid soojaks ajada, siis tulevad need vürtsid eriti toredasti välja ka. Muid asju on, seljatagune on täis, aga see on väga väike osa, sellepärast, et nüüd ootab mind ees oi kui palju tööd. Ma näitan teile, miks. Sellel pildil oli siis 7 alust kaupa ja seal on väga palju uut kraami. See on siis kõik Ameerika päritolu kraam ja seal on väga palju uut kraami, seal on väga palju neid samu asju, mis mul siin selja taga on tagasitulejaid hästi palju. Lisaks on siis juba olemasolevatelt brändidelt tulemas uusi asju sisse, mida enne ei olnud Euroopas kusjuures. Mitte niimoodi, et ma oleks neid enne eemal hoidnud, vaid neid lihtsalt ei olnud üldse enne Euroopas. Nüüd on need maitsed ka ja võtsin need ka sisse. Tohutu valik. On tulemas austerlaste ja sakslaste lemmikkraam on Sucklebusters. Hind on sellel väga hea ja see on ka see põhjus. Ja korralikud Texase maitsed, Texase vürtsikad kastvid on ka seal mõni komplekt, aga mul üldiselt läheb aega, et need 7 alust seal avada ja teha inventuur ja juba esimene pilk sinna ütles, et midagi on kadunud. Ja ka Blue Sogilt on tulemas siis valikut juurde. Seesama nende Sweet and Savory on nüüd 3 erinevas suuruses näiteks. Nende All In ja kõik see naaseb samamoodi. Heath Rails on kõik seal aluste peal. Heath Railsi kaste tuleb tagasi. Tähendab, seal on sadu erinevaid asju, mis on siis uued tulijad ja nii edasi. Ehk siis mul annab, me hakkame Martiniga varsti jälle retsepte tegema. Ma pean kähku need alused lahti tegema ja sealt võtma maitseid, millega ma neid retsepte ründama hakkan. See neljapäev tuleb tõenäoliselt siis esimene sous vide retsept, kuna ma ei suutnud ennast enam tagasi hoida ja ma käe pealt tulistan selle sama kaameraga selle video. Loodetavasti Martinil on aega sööma tulla.
sellepärast et mina pean selle sous vide nuiaga seda steiki teha saama. Küll tuleb ka grill kuumaks ajada, sest pärast tahaks väikse kooriku ka peale panna. Aga esimene katse tuleb ära teha selle perfektse steigi jahil olles. Vot, kuna me oleme varsti filmimas retsepte, siis on ka väike üleskutse siia video lõppu. Ehk kirjuta siia alla, et kas sul on mingisuguseid lihatükke, mille kohta see retsepti näha tahaks, aga meil ei ole. Vot. Seniks aga mine poodi, vaata kraami, sinna hakkab järgmise paari nädala jooksul seda kraami oluliselt lisanduma. Tšau!